Igal aastal läheb 1/3 kogu maailmas toodetud toidust raisku. See ei tähenda mitte ainult majanduslikku kahju, vaid ka toidu kasvatamiseks, töötlemiseks, pakendamiseks, transportimiseks ja turustamiseks kasutatud ressursside raiskamist. Kujuta ette, 28% kogu maailma põllumajandusmaast kasvatatakse põllukultuure, mis lähevad raisku. See on sama suur ala kui Hiina, Mongoolia ja Kasahstan kokku. Lisaks raisatakse nende põllukultuuride kasvatamisel sama palju vett, kui voolab aasta jooksul Zambese või Volga jões. Sama palju vett kuluks kõikide maailma majapidamiste veevajaduste katmiseks. Kuna põllumajandus ning kalandustootjad laienevad looduslike alade arvelt ning kasutavad liigselt loodusressursse, kaovad ka metsa- ja mereelupaigad oma bioloogilise mitmekesisusega. Ennekõike aga paiskab raisatud toit atmosfääri ligi 3,3 gigatonni kasvuhoonegaase. Kui need andmed käiksid mõne riigi kohta, oleks see riik suuruselt 3. kasvuhoonegaaside tootja maailmas. Me ei saa niimoodi jätkata. Maailmas, kus on üha rohkem inimesi ja aina vähem ressursse, ei saa me oma loodusvarasid lihtsalt prügimäele visata. Raiskamise osas tuleb midagi ette võtta. Toidutootjad saavad investeerida parematesse saagi koristamise ja säilitamise tehnoloogiatesse, et toidu raiskamist vältida. Jaemüüjad saavad alandada ebakorrapärase välimusega puu- ja köögiviljade hindu ning anda mingil põhjusel müügiks kõlbmatud, kuid söödavad toiduained abivajajatele. Inimtoiduks kõlbmatud toiduained tuleks ära kasutada loomasöödana. Üksikisikud saavad omalt poolt olla targemad tarbijad, säilitada ja taaskasutada toidu ülejääke mõistlikumalt ning tellida restoranides väiksemaid portsjone. Ka väikesed jõupingutused kannavad vilja. Toidu raiskamist kujutava püramiidi aluseks on prügi. Poliitikakujundajad saavad aga mõjutada tootjaid, jaemüüjaid ja tarbijaid ning selle püramiidi ümber keerata. Vaja oleks toetada toidutootjate valmidust võtta kasutusele saagi koristusjärgsed tehnoloogiad. Vaadata üle parim enne märgiste süsteem, et täiesti hea ja ohutu toit ei läheks raisku. Algatada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et julgustada tarbijaid astuma samme toidu raiskamise vähendamiseks. Vähendada prügilate hulka ja investeerida hoopis toidujäätmete ümbertöötlemisse kompostiks või biogaasiks. Lahendus algab sinust. Igal tootjal, toidupoel, majapidamisel, restoranil ja rahval on selles oma osa. Selleks, et toidu raiskamine väheneks ning toidu tootmiseks vajalikud ressursid jõuaksid toiduna inimkonna lauale, mitte jäätmetena prügilasse, on vaja meie kõigi pühendumist ja pingutust.